Millisel peal pole kõrvu, kurku ega nina? Meeles peal. Pea siis meeles, et kõrva, nina ja kurguhaiguste kliinik on nüüd ka Pärnus. Janseni 7A. Registreerimine veebis ja telefonil 640 5570. Pärnu kõrva, nina ja kurguhaiguste kliinik. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 11.08 on kell 28. mai ja see tähendab, et maikuu viimane digitund on praegu eetris. Hans Lugas, Henrik Roonemaa uudisteportaalist geenius.ee on seda vedamas ja tänased teemad on säärased. Suvi on kohe tulemas, juba käes, inimesed reisivad ringi ja tuleb välja, et kuigi terves Euroopas andmeside on läinud väga palju odavamaks vaata, et tasuta, siis on teatud kohti Euroopas, kus reisides peaks olema ülimalt ettevaatlik. Mobiiliga oma lemmikpoliitiku poolt häält anda nüüd järgmistele valimiste veel ei saa, aga äkki pärast seda saab. Eelmisel nädalal kukkus siis tähtaeg, mis oli juba mitu aastat kukkumas, nimelt hakkas kehtima üle-euroopaline asi nimega GDPR ja ma arvan, et ka kõik meie saate kuulajad said kümnete kaupa kirju, kus nad pidid igasugu asju tegema ja klikkima. Vaatame sellele asjale peale, et mis siis nüüd sai ja mis saama hakkab. Kui Tallinnas soe ilm otsa saab, siis peaks asendama selle tegevusetuse uus Wi-Fi punktide võrgustik, mis koosneb siis 51 uuest Wi-Fi võrgust Tallinnas. Hans ja tema kolleegid Geeniuse portaalist on testinud elektritõukerattaid ja see test osutus erakordselt huvitavaks. Nii on ja lõpuks räägime veel siis ka Google'i uuest rakendusest lapse vanematele. Digitund. Kui see rändusteema on meil olnud eetrist maas, siis ligi nüüd aastake või natuke rohkem. Sellepärast, et pärast seda, kui uue regulatsiooniga või siis üle Euroopa kasutada internetti samamoodi nagu Eestis, siis ei olegi midagi rääkida. Kõik on väga tore, töötab, unustatud teema, lähme edasi. Aga siit on nüüd tekkinud, sest et inimesed rändavad Euroopas ja mõtlevad Euroopa peale kui selle geograafilise piirkonna peale. Ja tegelikult siin geograafilises piirkonnas on nüüd paar riiki, kuhu sa lähed. Ja kui sa ei ole ise nüüd ülihoolikas tarbija, siis tegelikult saada päris karmi arve. Jah, tuleb veel, et Euroopas on riike, mis ei kuulu Euroopasse. Et inimesed on ikkagi väga kähku, ma arvan, ära harjunud. No ise enda pealt ma vaatan ka, et mul on teatud hulk on neid tasuta Euroopa Liidu gigabaite mobiili lepingu sees ja ega ma üle piiri minnes ikkagi nüüd enam eriti ei kipu mõtlema, et kas ma ei tea, saadan sõpradele selle pildi sellest valgest veinist, mida ma kuskil päikse käes joon on või ikka saadad. Ja see on hästi, selles mõttes see andmeside hinnarevolutsioon on küll, ma arvan, väga hästi mõjunud selles mõttes, et suur hulk inimesi kasutabki internetti mobiilis Euroopa piires nii, nagu nad oleksid kodus. Ja see on avanud kõiki neid uusi võimalusi ja selle miinus on muidugi see, et kui vanasti puhkusel sa ei raatsinud telefoni väga niimoodi kätte võtta ja lihtsalt tühjalt Facebooki scrollida, sest see oli kallis, siis nüüd just ise käisin nädalavahetus Euroopas, kogu aeg telefon käes, kogu aeg saab midagi teha, esimene miinus on leitud. Aga no see on selline enesekontrolli miinus. Tuleb välja, et on teine miinus veel. Ja Euroopas, nagu me ütlesime, on mõned kohad, kus see kõik ei kehti. Ja need mõned kohad on sellised, et te peate neid lihtsalt teadma. No esimene loogiline on Šveits. Jah, sest ta on sõltumatu riik, nagu alati Euroopa Liitu ei kuulu ja see rändluspakett ka ei kehti seal, aga teine on huvitavam. Et kui Šveits on ikkagi selline, et sa lähed Šveitsi ja sa justkui oledki nagu teises riigis ja võib-olla võiks nagu arvata, et sa märkad seda või vähemasti mõtled selle peale, siis on olemas üks riik, mis justkui nagu ei olegi nagu väga riigi moodi, kust võib lihtsalt mõneks tunniks läbi sõita ja saada endale päris kopsaka mobiiliarve, see on Monaco. Paljud inimesed käivad lihtsalt, et lähme vaatame, mis seal on, teeme kasiinost pilti ja äkki Ferrari sõidab mööda ja nagu see Monaco elu on, aga need kaks kohta näiteks on siis sellised, kus kogu see rändluse asi ei kehti. Näiteks, mis siis tähendab, kui lähed sinna ja sa kasutad seda telefoni sellest harjumusest, nagu sul on Itaalias kõrval või Prantsusmaal või siis Eestis Euroopa riikides, mitte Šveitsis, aga Euroopa riikides kasutad sama stiilis edasi, siis tegelikult hakkavad tiksuma siis megabaidi eest eurod. Ja Eesti operaatorite hinnad näiteks lähed siis sinna Monacosse, Telial 2 eurot 55 senti, 1 megabait. 1 megabait. Tele2-l 1 euro 50 senti, Elisal ka 1,50. No vahet ei olegi, kas on 1 või 2 eurot, see on ikkagi meeletusest
megabait kulub tänapäeval telefonis, noh, see ei pane tähelegi. Ja võimsalt teed selle telefoni luku ekraani lahti ja siis on juba šansid on suured, megabait on sellega juba läinud. Sest telefon käib, kontrollib, tõmbab sulle alla uued sõnumid, kirjad ja pildid. Ja või no ütleme ühe pildi saatmine, eks ole, kui sa teed telefoni kaameraga pildi, see on hea mitu megabaiti tänapäeval, eks ole, et no oleneb, kuidas seal keegi pakib ja mis kaamerad on, aga no ütleme 2 kuni rohkem megabaiti võib ta nüüd küll olla. Nii et saadete kellelegi pildi, siis olete juba võimõtteliselt 5 hakkama pannud, eks ole. Ja muidu veel ühe operaatoriga Elisaga veel minna siis Šveitsi, siis tuleb vaadata ka kuhu võrku telefon ennast on loginud, sest kui sa lähed Salt Mobile, mis on Šveitsi operaator. Eriti soolased hinnad. Eriti soolased hinnad on nende siis moto, millega nad reklaamivad üle Euroopa, sest et 1 megabait maksab ainult 20 eurot 34 senti. Nii et palju on. Ei, aga Elisa, selles mõttes, et seal on 3 võrku, eks ole, Šveitsis, mida saad valida. No, saab ka need teistega, Swisscom ja Sunrise on selline normaalsena tunduv 1,50 megabaidi eest, aga siis see Salt küsib üle 20 euro. Nii et tuleb hoida siis nendes mõnes kohas reisides tuleks silmad lahti hoida. Ja siin ei ole soovitust, et vaadake, kas riik on Euroopa Liidus või ei ole, sellepärast, et meil on siin Liechtenstein ja Norra, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, aga on liitunud selle andmeside siis ühtse turuga, kus on tasuta. Aga just see on just mälutehnika, et siin ei ole mingid muud valemit. Jätke meile Šveitsi, Monaco, kui te Euroopas olete. Et nende puhul siis jälgige oma andmesidet ja rändlust üldse. Ma ei ole nüüd sattunud viimasel ajal küll ise ei Šveitsi ega Monacosse, aga ma ei tea, kas see ongi ehk juba nii või ma loodan, et on, kui ei ole, et siis ma arvan, et mobiiloperaatorid siin suurema tüli ärahoidmiseks võiksid saata nendesse riikidesse sattuvatele Eesti klientidele konkreetsema, kas nüüd hoiatussõnumi, aga vähemasti väga suurte tähtedega infosõnumi, et tähelepanu, sa ei ole praegu enam selles Euroopa Liidu nagu piirkonnas, kus sinu selle lepingu järgselt tasuta megabaidid ja gigabaidid kehtiksid, et pane tähele. Need operaatorid saaksid, ma arvan, siin natuke ikka kaasa aidata ka. Aga mida nad veel saaksid teha ja selle sama loo osas siis üks inimene kommenteeris, et ta just käis Šveitsis ja võib-olla tuligi sõnumit ta, sest ta ei näinud küll, aga ei ole seda limiiti peal, mis sul siis operaatori poolt nagu paneks teenuse kinni, kui see arve läheb suureks. Et tema sai 47 eurose arve Šveitsis. Et ei tulnud hoiatavat SMS-i. Ei tulnud seda limiiti näiteks, et ma ei taha kulutada seal rändluses üle 20 euro. Aga üks huvitav nüanss on veel, et kui te reisite Euroopast välja, siis tuleb välja, et tänu ajaloo keerdkäikudel on võimalik Euroopat leida ka väga kaugelt. Et võite Euroopast lennata kohe üle ookeani, ikka on Euroopa. Näiteks, Island on siin võib-olla lähem näide, aga Prantsusmaa ülemere piirkondades kehtib tegelikult see Euroopa Liidu andmeside ka. Prantsuse Guyana, Guadeloupe, Martinique, Reunion ja Mayotte. Sellised kohad. Ja eriti huvitav koht on Kariibi mere idaosas asuv Saint Martini saar, millest pool kuulub Prantsusmaale ja teine pool Hollandile. Ja saare põhjapoolses osas saavad eestlased nautida Euroopa Liidu rändlusteenust, aga kui minna selle sama saare lõunapoolsesse osa, siis see enam ei kehti. See on muidugi väga huvitav. Ma arvan, me peame tegema ühe erisaate digitunnile sealt siis sellest saare lõunapoolsest osast ja uurima, mis toimub, sest et see on tõeline anomaalia. Jah, no ühesõnaga, ma arvan, et sinna satub vähem inimesi kui Monacosse ja Šveitsi, nii et kui te olete Euroopas ringi reisimas, katsuge siis tehke endale sinna geograafiline järeleaitamistund, et millised kohad kuuluvad Euroopa Liitu, millised mitte, kus see rändlus kehtib ja ei kehti, et ei tuleks suvel ebameeldivat üllatust. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Lähme saatega edasi, räägime nüüd siis natukene poliittehnoloogiatest selles mõttes, et kuidas hääletada meil saab. Teatavasti arvuti kaudu saab, mobiiliga valimistel häält anda ei ole saanud kõik need aastad, mis meil on e-hääletamine toiminud. Ja ma teen siin ühe tehnilise täpsustuse, eks ole, et mobiil-ID toimib. Et eks ole, selles mõttes nagu mobiil just on mängus sees, eks ole, aga et sul on vaja arvutit, ei ole nii, et sa lähed valimised.ee oma telefoni peal või tõmbad mingi valimised.ee äpi ja siis hääletad telefonist, eks, et see on see tükk, mis on nagu puudu olnud meil. Ja see küsimus on minu arust õhus olnud iga kord, kui on need hääletamise aeg käes. Keegi ikka küsib ja inimesed ei ole selget vastust. Vastus on see, et me pole seda teinud. Eesti riik pole teinud mobiiliga hääletamist ja miks ei ole, kas ei ole saanud, ei ole see võimalik olnud, ei ole tahetud. See pole eriti väga selge olnud. Nüüd on väga tore, et valimisteenistus eelmisel nädalal kutsus kokku hulga inimesi sellistele mõttetalgutele, kus seda sama küsimust võeti ette, et kas meil on seda vaja, kui on vaja, kuidas seda teha, mis on plussid, miinused. Ja
tegu oli sellise nagu ametliku üritusega, aga mitte formaalse otsusega, et nüüd siis otsustame ära, tuleb või ei tule. Aga mõtted oli seal väga põnevaid erinevaid. Alustame võib-olla Tarvi Martensist, kes on Eesti e-hääletamise juht riigi valimisteenistuses ja tema seisukoht mulle mulje küll on üsna selge. Et ei ole seda M-hääletamist meil vaja. Tema nagu ei taha seda eriti teha. Tema ei taha teha. Me ei tea, aga ta ei ole seda ise öelnud, eks ole. Ja ma arvan, et ta ametnikuna tal ongi keeruline seda öelda, et see ei ole kindlasti ainult tema otsus, et kas me teeme selle või ei tee. Yeah. Aga tema selle ürituse kokku kutsus ja mõte oligi siis selles, et saada teada ühelt poolt, et miks peaks tegema. Ja teiselt poolt, et kas on mingid põhjused, miks me ei peaks tegema seda. Et saaks nagu edasi minna selle protsessiga siis, et kas me teeme või ei tee. Ja nagu nii mõelda siis, mind oli kutsutud sinna siis rääkima või esitama siis seisukohti, et miks peaks tegema. Ja, sina esitasid seda seisukohti. Aga see on väga huvitav, sellepärast, et neid on suhteliselt raske esitada. Või et see on nagu selline asi, mille kohta ma arvan, nii mina kui väga paljud teised inimesed tunnevad, et et see oleks nagu loogiline või et miks mitte siis ei peaks tegema, et ikka võiks ju teha. Ja inimestel on, telefonid on väga paljudel inimestel, aasta-aastalt nad saavad järjest olulisemaks seadmeks inimesel. Sülearvutite hulk numbrite järgi justkui nagu väheneb Eestis, väga vähe väheneb, aga siiski väheneb. Või kui ma arvan, et ka numbrid, et kui paljud inimesed kannavad sülearvutit pidevalt kaasas. Ma arvan, et see number on küll viimaste aastate jooksul päris tuntavalt kukkunud. Mul ei ole seda uuringut, aga puht sisetunde järgi ma ütleks, et arvutite tähtsus inimeste elus on protsentuaalselt vähenenud ja nutiseadmete tähtsus ja olemasolu on nagu tõusnud. Teedagi, mis mulle seda arutelu kuulates mõtlema, et miks on vaja mobiiliga hääletamist. Sellele küsimusele vastamiseks me peame ajast tagasi minema. Sinna, kui tehti Eestis e-hääletamine. Et kuidas siis vastati sellele küsimusele, miks on meil vaja üle interneti hääletada? Mis põhjus seal on? Miks me peame seda tegema? Ja kui sellele küsimusele vastus leida, siis hakkab selgeks saama. Mina ei tea, ma ei mäleta, mis see vastus oli. Aga praegu mulle tundub, et Eesti inimeste jaoks on see ootus olemas, et riigiga asju ajada siis üle tehnika, üle interneti. Juhul, kui see asi töötab, on turvaline. Me tahame Eesti riigiga oma asju ajada üle neti. Ja ma veel mõtlesin pärast mitu päeva pärast seda üritust. Ja sellepärast on ka mobiiliga. Ja, et see põhjendus, miks peaks saama hääletada telefoniga Eestis, on täpselt sama kui see, et miks peaks saama hääletada arvutiga. Võt täpselt. Ja mis iganes see põhjendus on, eks ole, et alguses ma mäletan, et kui seda e-hääletamist siis tehti, siis oli hästi suur lootus, et see tõstab hääletamise aktiivsust, et inimestel on mugavam hääletada, seetõttu meie valimistel osalemise protsent tõuseb ja eriti tõuseb nooremate inimeste hulgas ja see just kui nagu ei ole tõeks osutunud. Politologid ütlevad, et see otseselt seost ei ole et kui arvuti on siis kõik hääletavad. Küll, aga nüüd muidugi teistpidi on võimalik öelda, et aga me ei tea, et äkki see protsent oleks kukkunud ajas ilma selle e-hääletamise võimalused. Seda me väga täpselt nagu ei tea, aga mingit suurt hüpet sellest e-hääletamisest valimisaktiivsuse mõttes ei ole toimunud. Aga ometi me ei aruta nüüd ülimalt tõsiselt seda, et äkki et see on kasutu asi, et paneks kinni. Ainult 32% anti vist e-hääli või palju see oli viimased valimised või 23%. Ja samamoodi on ka kindel, et kui me nüüd selle M-hääletamise teeme, eks ole, et siis valimistel osalemise aktiivsus ei hüppa 2 korda üles. See on täitsa kindel. Ma arvan, et ta pigem jääb suhteliselt samaks, aga et mis iganes on see põhjendus, miks me täna e-hääletamist hoiame. See põhjendus, miks teha M-hääletamine juurde on lihtsalt täpselt see sama. Ma arvan ka, jah. Ja lõpuks on midagi sellest on see põhjendus, et Eesti inimesed tahavad asju ajada üle tehnoloogia ja see tehnoloogia kõrvale on tulnud lihtsalt telefon. On ju? Jah, see on selline normaalne loogiline jätk, eks ole, et me oleme alustanud või hoiame püsti ühte hääletamisviisi ja nüüd see hääletamisviis käib lihtsalt ajaga kaasas. Nüüd, kuidas seda teha? Selle arutati kõvasti eelmisel nädalal, oli väga põnevad ettekanded. Sven Heiberg oli siis küberneetikast ja üks Smartmaticumist ettevõte, mis tegeleb erinevate hääletustehnoloogiatega, kelle põhisõnum oli see, et pika ettekande tegi selle kohta, kuidas on turvaline, kus ei ole, missugused lahendused oleks. Tema lõpulause mulle meeles, ta ütles see, et põhimõtteliselt on võimalik, andke ülesanne kätte, me pusime ja teeme ära. Ja, see oli hästi oluline järeldus sellest, et seal esines mitu tehnilist spetsialisti, äpi tegija, see sama Sven Heiberg küberneetikast ja et nende sõnum oli see, et nagu ikka selliste projektide puhul, et jah, me peame, et peaks mingi lahenduse välja töötama, eks ole, et me peame, siin on üks mõttekoht ja siin on üks murekoht ja see probleem tuleb lahendada aga et see kõik on tehtav. Et see ei ole, et keegi tegi ette, ma ei mäleta, kes see oli, kes tegi ette, ütles, et siis me peaksime tegema tõenäoliselt Androidi äpi ja iOS-i äpi.
nojah, aga see ongi teie töö, eks ole, et äppide tegemine ongi inseneride töö ja ükski nendest ei öelnud, et see on võimatu või et seda ei saa teha või et seda ei tohi teha, vaid just see tehniliste inimeste seisukoht oli see, et see on tehtav. Otsivad lahendust, kuidas saab teha, milline võimalus on. Keegi ei saa neile seda ette kirjutada, kuidas täpselt seda teha. Nemad siis peaks välja mõtlema selle lahenduse, kuidas ja, aga selle peale kirjutas Geeniuses väga pika arvamusloo Anto Veldre. Tõsi. Ja selle pealkirjaks sai umbes midagi sellist, et Anto Veldre koolon, et M-hääletamine tuleb ainult üle minu laiba. Mis selle tema loo mõte oli? Ma ei oska ka tema, ütleme, otsige, guugeldage seda lugu. Ma ei taha tema sõnu nii-öelda siin paari lausega kokku võtta, sellepärast, et tal on oma seisukoht ja ta arvab, et põhimõtteliselt see ei ole turvaline. Ja see on väga hea, et meil on sellised arvamusi. Selles mõttes on hea, et kui meil oleks ühte sellist nagu ühes kisakoolis kõik ütleks ühte asja, siis võib-olla tulemus ei oleks nii hea. Kui et meil on erinevad arvamused, selgitaks välja selle, et mis siis on turvaline, mis ei ole, mis on probleemid, kuidas neist üle saada. Loodetavasti ei ole vaja kellegi laiba minna kellegi, aga selles mõttes soovime Anto Veldrele kindlasti pikka iga, isegi juhul, kui see hääletamine peaks tulema. Aga mis iganes juhtub, siis täiesti selge on see, et järgmise aasta Riigikogu valimisteks, on vist järgmisel aastal, eks ole, et seda ei tule. Et seda tõenäoliselt ei jõuta selle protsessiga valmis. Praegu tundus valitsevad seal valimisteenistuses seisukoht, et seaduse muutust ei ole selleks vaja või et Riigikogu otsust näiteks ei ole vaja või ma ei tea, valitsuse otsust, mingid määrusid tõenäoliselt ei ole vaja muuta. Küll aga on vaja ilmselt päris kindlasti on vaja raha leida ja eraldada selle projekti jaoks ja kellegi allkirja on ikka lõpuks vaja. Nii et see bürokraatia ja seaduslik ja eeskirjade pool on seal vaata, et suurem kui see tehniline pool. Nii et selles mõttes ma olen optimistlik, et tehniliselt on see spetsialistid kinnitasid väga hästi tehtav. Teatud kompromissikohad, teatud probleemid on, aga iga uue projektiga on teatud probleemid, mis tuleb läbi mõelda. Nii et võib-olla me näeme seda kunagi. Selge, enne kui me lähme pausile, jõuame veel paar sellist hoiatus või sõna öelda ära uue andmekaitse määruse kohta. Jätame selle pärast pausi, selle on äkki pikemalt rääkida. Võtame mingi lühem uudise. Näiteks Tallinna linn on otsimas koostööpartnerit, kes rajaks Tallinnasse 51 avalikku wifi punkti. Ja osad nendest oleks linnavalitsuse ruumides, aga neid tuleks ka parkidesse ja muudesse avalikesse kohtadesse. Ja juba 1. juuliks tänavu peaks püsti saama. Kõik huvilised saaksid siis tasuta kasutada seda ja projekt peaks kestma vähemalt 3 aastat ja 3 kiiruse gruppi on seal, mida siis linn soovib pakkuda. Jah, näiteks kesklinn, kus on väga rahvarohked kohad, on Raekoja plats, Vabaduse väljak, Harju tänava valgus, sinna võiks tulla siis ikka väga kiire internet, ehk siis wifi, mille kiirus üles ja alla mõlemad pidi, ma rõhutan, on 1000 megabitti sekundis. Kus nad üldse wifi'ga, ma ei ole nüüd wifi tehnoloogiatega nii kursis, aga gigabitti saavutamine üle wifi on juba paras omaette kunst. See on AC standardiga saab seda teha, see eeldab muidugi, et meil linnas liiguvad väga moodsa tehnikaga turistid, või siis võib-olla linlased ise ka, kuigi ma ütlen, et minu jaoks linlasena see on natukene selline mõttetu asi. Ma arvan, et nad ikka pigem mõtlevad, et see ühendus seal taustal on giga alla ja giga üles. Et mitte, et see... Ma arvan, et see peaks olema, sest et kohe on tingimus, et vähemalt üks tugijaama raadio peab töötama Wi-Fi 8.2.11 AC standardiga järgi, siis, mis pakubki seda 1024 ja rohkemgi megabitti sekundis. Aga selleks sul on vaja värskemat arvutit, telefoni, nii et meil tuleb väga kiire linn. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Räägime digitunnis edasi tehnika uudistest ja me räägime sellest, et eelmisel reedel, kui oli 25. mai, kukkus see päev, millel Euroopas jõustus uus isikuandmete üldkaitse määrus. Keegi ei tea, mis selle asja nimi on, mina küll ei tea, aga selle lühem on GDPR. GDPR on, kõik ütlevad General Data Protection Regulation, inglise keelt me oskame. Ja see on siis andmekaitse määrus, mis kehtib kõigile inimestele, kes on Eestis, Euroopas, nendele ettevõtetele, asutustele, kes on Euroopas, aga muide ka üle maailma kõigile, kes midagi, kellel on pistmist eurooplastega. Internetis siis. Võib-olla ka paberikul ka, kui mõni Hiina või India või Ameerika firma siis kuidagi kogub Euroopas olevat inimeste andmeid, siis tema kohta see GDPR kehtib. Mida see tähendab?
Tähendab, nagu te kõik olete märganud, siis meie postkastid on üle ujunud erinevate teadaannetega, kust me saame siis näha, mida me oleme kõigi nende varasemate aastate jooksul, kellega suhtes olnud, kellel on jäänud mingid meie andmed. Kõige tüüpilisemalt siis mingi e-kiri, e-posti aadress kuskil mailing listis ja need firmad küsivad siis üle, uuendavad oma privaatsuspoliitikaid ja tingimusi ja tahavad kinnitada, et nad tahavad meiega edaspidi tegemist teha uue GDPR-i reeglite järgi. Natuke on see asi hulluks läinud. See oli tõeline hullus, mis ikkagi ju eelmisel nädalal ja natukene ka üle-eelmisel nädalal juba toimus, et kõik saatsid neid kirju ja muudkui kliki siia ja uuenda andmeid ja anna uuesti nõusolek, et sa tahad meilt neid kirju saada ja muidu sa enam mitte kunagi ei saa ja et selline no vaata, et hakkas sellise internetipaanika mõõtmeid võtma ja ka meie siin ei ole Ansuga juristid, eks ole, me ei oska väga süvitsi selles, ma arvan, et see ongi suhteliselt võimatu on sellesse väga süvitsi minna, sellepärast et see eeskiri on lihtsalt niivõrd mahukas ja niivõrd pikk ja hetkel ka ma arvan väga paljude jaoks niivõrd segane, et keegi täpselt ei kujuta ette, kuidas see kõik toimima hakkab. Ma nägin ühte tuttavat juristi siin eelmisel nädalal, ta ütles, et ta on viimased 2-3 kuud iga päev ja põhimõtteliselt ei ole enne keskööd koju saanud, et ta on iga päev olnud nii kaua tööl, sellepärast, et kõik kliendid pöörduvad nende poole ja igasugust GDPR-i ja juriidikat on vaja teha, nii et ma arvan, et advokaadibüroodel on olnud tõeline kuldaeg ja ilmselt jätkub veel mõnda aega, et firmad vaatavad nüüd paleegis siis üle, et oot, mis andmed meil üldse on, kelle kohta, kust need pärit on, mida me teha võime, et mitte jääda siis regulatsiooni hammaste vahele. Aga ma ise arvan, et võib ka suhteliselt rahulikult hetkel suhtuda sellesse, sellepärast, et Eesti ei ole ainus Euroopa Liidu liikmesriik, eks ole. Ja ma arvan, et me rakendame nüüd siin seda seadust ise äärmise innukusega, mis on omane Eestile ja mis ei ole omane väga paljudele teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele, kus ma arvan, neid küsimusi võetakse oluliselt rahulikumalt. Et kui te olete üks, ma ei tea, väike kohvik kuskil või väike ettevõtja on ju, siis tõenäosus, et te nüüd homme saate andmekaitse inspektsioonilt 30 miljonit eurot trahvi on suhteliselt väike. Et siin ka regulaatorid ja järelevalveasutused, ma arvan, ma tahaks loota, et nad suhtuvad asjasse tervemõistuslikult. Et need muutus, nagu ma ütlesin, see muutuste hulk on lihtsalt niivõrd suur ja see eeskiri on niivõrd keerukas. Et kõigile tuleb anda sellist mõistlikku aega ikkagi kohaneda. Neil oli aega 2 aastat, jah, et see oli 2 aastat teada, et see hakkab kehtima, aga ega eksamiks hakatakse ka õppima, eks ole, eelmise päeva õhtul, et see on lihtsalt inimlik. Aga ma ei usu, et terve Eesti nüüd hakkab tõesti homme andmekaitse inspektsioonilt mingisuguseid trahve saama. Ma ei leia ka täpselt viidet praegu, aga ma mäletan, et kas Viljar Peep ise või keegi andmekaitse inspektsioonist ütleski, et võtke mõistlikult, et me kohe ei hakka trahvima. Et kui kellelgi on küsimusi, olgu see siis inimene ise oma andmete osas või siis asutused, mis ta tegema peab, et siis andmekaitse inspektsioon alguses saab teha informeerida, hoiatada, näidata, et öelda, kuidas võiks toimida, et asjad oleks määrusega siis kooskõlas. Ja, ma olen ise olnud ka mõnel GDPR-i teemalisel seminari. See puudutab tõesti kõiki interneti andmete kogumisega seotud valdkondi. Kas või, ma ei tea, ukse läbipääsukaardid, mis teil kontoris on või nagu peaks videovalve olema, et siis asi on nagu suhteliselt hull. Et mis sinna kaadrisse tohib jääda, mis ei tohi ja mis osad on udustatud ja mis ei ole ja kelle nõusolekut on vaja. Ja see on hästi keeruline. Sellega seoses ka kõigile, kes tahtsid meie saadet jälgida otse Kuku stuudiost läbi veebikaamerat. Kaamera tõeti ära. Aga ma ei tea, kas see on sellega, ma ei usu, et see sellega seotud. Aga keegi oli, ma mäletan, keegi rääkis, et ta oli pöördunud andmekaitse inspektsiooni ja küsinud, et vabandage, et on teil mingi juhend või et mingisugune blankett või et kuidas me nüüd seda asja peaksime rakendama ikkagi hakkama. Ja ka sealt need vastused on, ma ei ole juures olnud, aga tema kurtis, et vastused on stiilis, et meie oleme järelevalveasutused. Tehke midagi ära ja siis me tuleme ja valvame teie järgi ja ütleme, et kas tegite õigesti. Et lugege sealt Euroopa Liidu kodulehelt. Ja vaadates, kuidas Maksuamet Eestis näiteks toimib, kuidas nad on ikkagi eelmise juhi Marek Helmi ajal võtsid väga teadliku seisukoha, et nad ei ole inkvisitsiooni asutus, eks ole, vaid peaksid olema selline toetav partner ja võimaldama siis seda igasuguseid eeskirju ja seadusi väga hästi täita inimestel, siis ma loodan, et andmekaitse inspektsioon küll läheb sama teed, et eesmärk ei ole ju trahvi teha, vaid eesmärk on see, et need asjad saaks korda. Ja trahv on üks ja ma arvan üks viimaseid vahendeid selleks, aga sellele võiks eelneda väga suur hulk muid asju. Kuritahtliku, selgetahtliku rikkumise korral, kui sa kogud inimeste andmed ja küll, aga kui te olete Facebook või Google, siis tasub GDPR-i pärast mures olla. Sest et täpselt sel päeval, kui GDPR hakkas kehtima,
esitas üks Austria aktivist, andmekaitseaktivist Max Schrems kohtusse 2 hagi. Nõudes siis Facebookilt $3,9 miljardit ja Google'ilt 3,7 eurot, tähendab 3,9 miljardit Facebookilt ja 3,7 miljardit Google'ilt igasuguste eeskirjade rikkumise pärast. Need esimene suur kohtuasi on juba olemas ja miks üldse GDPR-i üle kõik nii leilis on? Need andmekaitse eeskirjad on ju kehtinud mitte küll nii karmil kujul, aga ikkagi väga karmid andmekaitse eeskirjad on kehtinud ammu. Siis sinna GDPR regulatsiooni lihtsalt on sisse kirjutatud absurdselt suured trahvid. Ja need trahvid on lihtsalt nii suured, et need on väga hästi tähelepandavad ka firmadele nagu Facebook ja nagu Google. Need ulatuvad 10 miljonitesse või päris hea mitme protsendini selle ettevõtte käibest. Ja need summad suurte ettevõtete puhul lähevad nii suureks, et nemad on täitsa õigustatult, rabelevad ja on mures. Ja see on muidu väga põnev jälgida, mis saab, sest Maximilian Schrems ei ole suvaline nimi, vaid väga kõva ajalooga see privaatsusjurist, kuna tema tegi juba varem teadavasti selle, kaebas kohtusse Facebooki selles osas, et ei tohi, oli siuke Safe Harbor nimeline kokkulepe, et eurooplaste andmed võivad Ameerikasse minna ja vastupidi liikuda. Tema tegi esimese kohtukaebuse ja võitis ja siis tulid need hoopis uued regulatsioonid ja see kõik tühistati, et tal on kogemusi sellega, kuidas need suured tõmmata kohtus, siis panna vastutama selle eest, kuidas nad siis täidavad või ei täida meil kehtivad seadusi. Et sealt võib tulla midagi põnevat. Aga üldkokkuvõttes, see GDPR minu arvates on väga hea ja tuleviku mõttes väga kasulik asi, kui see nüüd ikkagi päriselt hakkab tööle ja seda päriselt hakatakse rakendama. Siis täna juba kuulates näiteks jälgides Ameerika tehnoloogiapressi, siis nemad suhtuvad sellesse ühest küljest hirmuga ja teisest küljest tunnustavalt. Absolut. Et nad ütlevad, et Euroopa Liit võttis kätte ja tegi ära midagi, mida ükski teine valitsus maailmas nii suurel kujul, nii võimsal kujul ei ole teinud ja et see on tarbijatele erakordselt vajalik, erakordselt hea asi. Et see on ikkagi väga tugev katse kehtestada mingisugust regulatsiooni selles isikuandmete kogumise ja levitamise ja müümise ja ostmise segapudrus, mis meil siin internetis on nüüd viimased 10 aastat valitsenud. Et see annab ikkagi tarbijatele väga suured võimalused, väga võimsad hoovad kontrollida seda, mida teie andmetega tehakse, kes teeb, kuhu need liiguvad, kuhu need ei liigu. Jah, firmadele tuleb sellest palju peavalu, aga see on vajalik regulatsioon, eriti kui me mõtleme tuleviku peale ja mõtleme selle peale, et miks ja kuidas sellised firmad nagu Facebook ja Google saavad eksisteerida ja oma neid teenuseid tasuta pakkuda kõikjal maailmas. Ja see GDPR võiks olla koht, kus Euroopa näitab maailmas seda eeskuva, mille järgi teised peaks kohanduma. Ja võiks teha kas samasuguse või samadele põhimõtetele vastava siis ka viisi, kuidas inimeste andmeid kaitstakse. Ja põnev on see, mida need Ameerika veebisaidid paljud, mitte paljud, aga ütleme päris suur hulk Ameerika veebisaite tegi 2 asja, ühte või teist. Osad neist muidugi lihtsalt kohandasid ennast regulatsioonile, osad teatasid, kui sa lähed Euroopa IP aadressilt sinna, siis nad ütlesid, et me sulle oma teenust enam ei paku. Et tore, me näeme, et sa oled Euroopast, aga me lihtsalt ei saa pakkuda sellepärast, et teil on selline pagana eeskiri, eks ole. See on teile kinni. See on üks äärmus ja siis eriti naljakas oli üks väljaanne pakkus, kui sa tuled Euroopa IP aadressilt, näitas sulle oma veebisaiti, aga ilma igasuguste reklaambännerite, skriptideta, 90 aastate veebileht. Ei, no kogu see tracking, kõik jälgimiskoodid, kõik reklaamid, kõik olid maha võetud. Ja näiteks, kas oli Washington Post või keegi, kes tegi ümber nüüd, kes tegi siis 2 tasulist paketti, üks on mitte-eurooplastele ja teine on eurooplastele, hinnad olid vist samad, aga eurooplaste paketis on siis välja toodud, et me ei näita sulle reklaame ja me ei tracki sind. Ja kui see on nüüd see, kui see on nüüd selle regulatsiooni selline esimesi tagajärgi, siis see on ju super. Et see näitab, et vähemasti osaliselt see töötab ja Euroopa kliendid näiteks teatud veebisaiti külastades on nüüd mõõtmatult paremas olukorras, sest lihtsalt seadus ei luba neid jälgida. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Oleme eetris tagasi Ants Lõugas, Henrik Roonemaa ja räägime siis elektritõukeratastest. Tuleb välja, et selline, mina muide väga tihti ei satu poodidesse, kus müüakse asju. Ei meeldi poes käia, aga ma sain ka teada, et on olemas elektritõukerattad. Täiesti uus asi, nii öelda. Tead, see tõuke osa on seal jutumärkides vist. Sest ilma tõukamise võimaluseta. Mõnedel on selline turvamehhanism, et ta ei tee midagi. Sa tõukad ühe korra, ta hakkab liikuma ja siis annad gaasi. Aga teised Hiinast tulnud masinad väga tihti on niimoodi, et sa paned 2 jalga sinna lauakese peale ja siis sõidab.
Ja põhimõtteliselt nad näevad välja nagu need väikeste ratastega tõukerattad, eks ole, mis on kokku pandavad. Nad on küll natuke suuremad kui need päris mikrorattad, aga akud on sees. No neid on väiksemate ratastega, suuremate ratastega ja kui sa tahad need linnas, siin kasutad Tallinna-suguses linnas, kus on äärekivid, augud on tänavas ja sa võtad need väikse sellise, kas laste või sellise pisikeste ratastega. See lõpeb halvasti. Siis lõpeb halvasti, see käib ümber, see auk jääb kinni ja kukud. Frantsises mõttes, aga teised, nad kaaluvad seal üle 10 kilo, aku on ju sees, lenkstangi sees või selle astmelaua all ja selle tänu akule saab selle päris korraliku kiiruse üles. Ja tõsõnga sa seisad seal tõukerattaplatte peal, tõukama ei pea, vajutad, annad aga gaasi ja ratas veereb, on ju? Nii on. Kui kiiresti ta veereb? Et tippkiirus on piiratud erineval moel, et kui sa piiramata oleks, siis ta vist aku läheks liiga tühjaks, aga tüüpiline on 25 km tunnis, on ka 30 ja 35. See on ausalt, ma ei taha ette kujutada seda pisikeste ratastega asja 35 kilomeetrit tunnis kuskil. Mul jalgratta seljas on kuidagi nagu suurem kontroll selle sõiduki üle, aga sellele väikse asja seljas 35 km tunnis, see on nagu kaitsetu kõige selle betooni suhtes, mis on linnas. Ja tänaval sõites siis teeb valik, et kas sa sõidad selle inimeste vahel jalakäijate vahel. 35 kilti tunnis. Mis on päris õudne. Või siis autode vahel, mis on ka päris õudne. Et on selline keeruline sõiduvahend. Aga muidugi selles mõttes ikkagi, kui ratas võimaldab sõita näiteks 30 kilomeetrit tunnis, ega siis muidugi ei tähenda, et sa pead seda tegema. Autod sõidavad ka 220 kilomeetrit tunnis. Aga tead, paljud ratast peabki. Aga paljudel ratastel ongi siis see probleem, et sa võid olema väga füüsilises vormis, et seal ennast tasakaalu hoida, sest kui sa natukene keerad seda lenksu küljes olevat gaasi, siis ta juba veab sind edasi ja tahab sind maha tõmmata. Ja alati kõigil on ka pidur. Kui pidurit ei oleks, siis oleks hädas. Ja siis sa paned pidurit oma 35 km tunni kiiruse pealt või ka 25. Ja siis sa pead hoidma tasakaalu, et sa ette ei lenda jälle, sellepärast et paras selline akrobaatika. Kiiver on peas või? Peaks olema ikka alati, kui sa vähegi nüüd sõidad ikka rohkem kui selle laste kiirusega. No teatav mõte, mina suhtusin väga skeptiliselt sellesse ideesse, aga nägin neid ka toimetuses natuke ja ma hakkan aru saama, et teatav mõte või teatav selline roll neil kindlasti on, sellepärast et erinevalt suurest rattast on nad väiksed, mis tähendab, et sa jaksad neid tassida paremini üles näiteks tuppa või kontorisse endale. Täpselt. Sa võid sellega minna ka trammi. Sa võid selle kokku pakkida, panna isegi autosse endale, et hästi palju on selliseid asju või rongi, mida sa ei saa suure rattaga nii hästi teha või üldse ei saa teha. Ja see väike on, et ta liigub tegelikult sama kiiresti vaata, ja sama mugavalt, eks ole, aga ta on väike. Nii et ma just kui nagu saan aru, miks keegi võiks endale sellist asja tahta. Tead, ta mingisuguse väga spetsiifilise distantsi läbimiseks, kui sa umbes, ma ei tea, tuled rongiga Balti jaama ja siis sõidad sealt mingi maa tööle või kuhugi. Kesklinna piires. Kui see vähegi pikemaks läheb, siis läheb see nii tüütuks, et ta äärekivist kas või ülesõitmine, et see on nagu, sa võtad maha tulema ja astuma alati, et minnes kas või suure rattaga sa saad ilusti üle, tavalise rattaga. Et mingi maa on ta väga mõnus, et seal on nagu väga oluline leida see täpne vahemik, et kus ta on nagu piisvalt hea. Mis nad maksavad? Mina ostsin endale tavalise, ilma akuta, suurte inimeste tõukeratta. See maksis kuskil 150 eurot. Ja ei olnud ka kindlasti kõige odavam, mida sai osta, aga selline minu arvates hästi kvaliteetselt ehitatud ja selline, et julgeb sõita. Et see oli 150. Tegelikult sa paned juurde sinna natukene ja saad juba esimese elektrilise kätte. Need väiksed, mis siin firmad on, mida Eestis müüakse erinevates poodides, Jeep-Pad ja kõik on Hiina peaaegu toodang on ju. Sealt saab kuskil 220 euroga saab esimese väiksema kätte, mis on pisikeste ratastega ja kui tahad suurema ratastega, siis 3, 4, 500. Aga mis neil puudu on? Aga üks oli meil 1000 ka või? Ja kuni 1000 on välja 1000 ja 1200. Mis on suuremate ratastega, vedrustus väga oluline Tallinna tänaval, sest võidu see põrutab lihtsalt vedrustus. Tegelikult, eelmine nädal oli meil 4 tükki neid toimetuses, sõitsime kolleeg Tarmoga ringi ja 3 tükki lagunes ära esimese sõidu pealt. Ja põhimõtteliselt oli esimese sõidu jooksul, mitte et lihtsalt ma ei tea, ruunasite nad ära, vaid... Ei üldse mitte, tavaline sõit. Üks lagunes ära, üheks rehv tühjaks, millel oli all purunematud rehvid. Spetsiaalne toode, kui oli kirjas, et need siis rehv, millel ei tule nagu auku, tuli auk. Teisel on siis lenksu küljes olev gaasi andmise vänt või kuidas sa nimetad seda rõngas, kus sa keerad. See kohe lagunes konstruktsiooni ära, nii et sa keset liiklust siis enam ei saa edasi ja jääd seisma. 3. aku poole pealt su võid ära. Nii et kui osta, siis teha alati proovisõit ja vendada garantii tingimustes. Ja just ja ostke mingist kohast, kus teil on hea tunne seda tagasi viia. Täpselt. Et kui te kuskilt tellite
netipoest Eestist või piiri tagant, et siis kuna need tõesti see tõenäosus tundus olevat 75%, et nad vagunevad ära ühel või teisel kujul, et siis tasub osta sellisest kohast, kuhu saab pärast õiendama minna. Et võib-olla halb õnn ja me klaarime veel seda, aga tasub alati kontrollida. Ja muide, ma pean mainima korra sinna ka Stigot, mis on Eesti see ettevõte, Hiinas toodab neid. Linna vahel ma olen eelmine nädal väga palju näinud. Teil on ka elektrisõiduk, ta ei ole tõukeratas, aga ma võin tsiteerima kolleegi Tarmot, kes ütles, et Eesti Stigode probleem on see, et ta näeb välja nagu üks täiskasvanu oleks lapselt ratta ära võtnud ja sinna peale istunud, sest ta on pisike, jalad on konksus ja siis suur inimene väikse asja põhjal sõidab. Et kui praktiline see on kindlasti tundub suuremate ratastega ja mõnes mõttes nagu liikumiseks parem. Aga jällegi, ta ei ole võrreldav, ma olen nagu jalgratta uskulenud viimasel ajal. Jalgratas on nii palju universaalsem. Mingi lühema distantsi jaoks on see elektri tõukeratas või ratas võib-olla päris mõnus. Jaa, aga trammist visatakse sind selle suure rattaga ikkagi välja. See mure sul on. Hea küll. Paar kiiret asja veel. Google tutvustas märtsis rakendust Family Link, mille abil saab oma lastele Google konto luua ja vanem saab siis kontrollida kõiki aspekte lapse telefoni kasutuse juures. Ja see Google Family Link on nüüd Androidi poes saadaval tasuta. Tõmmake endale see alla, saate luua lapsele konto. Need lapse kontod on teistsugused tavalistest Google'i kontodest, et seal Google annab teile võimaluse näiteks salvestada lapse otsingu ajalugu või seda ajalugu, mida ta YouTube'ist vaadanud on. Ja Google ka ütleb, et ta ei kogu ise andmeid siis reklaami näitamiseks selle lapse konto pealt. Nüüd see lapse konto on selline turvalisem versioon suure inimese kontost ja saate siis ka igapidi seadistada, et mida laps oma telefoniga teha saab. Nüüd Google Family Link. Kontroll lapse konto üle kaob, kui laps saab 16 aastaseks. Mõnedes Euroopa riikides on see ka isegi vähem. Nii et siis teismelisi jõnglasid selle äpiga enam eriti hästi kontrollida ei saa. Aga täitsa võiks järgi proovida, kui teil on endal Androidiga telefoni ja lapsel on mõni telefon, kus on Android värskem, et see võib anda vanemale päris hea ülevaate sellest, et kuidas ja mismoodi lapse telefoni kasutust siis nagu juhtida. Ja lõpetame saate siis tavapärase Spotify teadaandega, aga seekord on see konksuga. Nimelt me oleme siin mitu kuud juba rääkinud, et Digitund ja Restart muide ka, meie teine saade on ühed vähesed Eesti saated, mida saab Spotify'st järelkuulata. Et kes ei taha installida endale podcasti äppi ja tegeleda selle küsimusega, siis võtke Spotify lahti, pange Digitund otsingusse, saate meie saateid kuulata ja endale tellida. Aga mitmed inimesed on meile ka kirjutanud, et miks me oleme nii halvad ja hoiame seda saadet nagu Spotify jaoks kinni, et üsna kohe pärast saadet, kui saade on eetris olnud, siis esmaspäeva lõuna ajal juba saab teda podcasti äpist kuulata, aga Spotify'sse tekita seal päevase või isegi suurema viivitusega, et miks me nii ebameeldivad inimesed oleme. Ja miks me oleme siis? Ja me peame nüüd ütlema, et me ei ole, vaid seal on, me ei saa mitte midagi teha. Meie vajutame publish ja siis ta läheb korraga igale poole üles podcasti äppidesse ja veebi ja kuhu iganes, aga Spotify ise teeb midagi, hoiab teda miski pärast kuidagi kinni, ma ei tea, kas neil on mingi andmebaaside uuendamise süsteem, backend, algoritmis iganes, võib-olla kuulevad läbi. Kas on košter jutt? Et igatahes meie süüs ei ole, me ei saa sinna mitte midagi teha, et need saated jõuavad Spotify'sse natuke hiljem. Aga nad jõuavad, siiamaani on alati jõudnud ja kes ei taha podcasti äppi installida, kuulake siis Spotify'st päev hiljem meid. Aga sellega muide ongi meie saade läbi, nii et me paneme siit mikrofonid kinni ja läheme saadet siis Spotify'sse üles laadima ja mujale ka. Aitäh ja kohtume nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.